võtsin uue firma ja maksin selle töö suuremuse ise kinni. Lihtsalt, et iseenda mainet päästa ja lihtsalt sellest olukorrast välja tulla ja mitte klienti alt vidada. Tere tulemast karjäärikäänakutesse. Mina olen Kristjan ja räägin inimestega, kelle karjääritee on täis huvitavaid käänakuid. Kõigepealt üleskutse, kui sul või mõnel tuttaval, kolleegil, kes teab, sugulasel on huvitav lugu huvitavast karjäärist, siis saada ta minu juurde. Kirjuta kristjan@karmo.ee. Karjäärikäänakut. Algab karjäärikäänakute Women in Tech eri, mis valmib koostöös TalTechi IT-teaduskonna ning SmartWork Academy'ga. Saadet toetab IT Akadeemia. Ja täna on meile külla tulnud Anne. Hei Kristjan. Tere Anne. Räägi Anne, mida sa praegu tööalaselt teed? Mina olen hetkel siis Tartu Ülikoolis teadusarvutuste keskuses töötan ja olen kasutaja toe juht. Ehk siis teadusarvutuste keskuses me haldame selliseid väga võimsaid arvutiparke ja nendega töö tegemine ei ole lihtne. See ei ole päris selline mugavate kasutajaliidestega toimetamine, et pigem nagu käsuridadega Linuxi põhine toimetamine. Ja see tähendab seda, et kasutajad vajavad päris palju abi selle juures ja selle jaoks on meil olemas siis kasutajad toe tiim, mida ma juhin. Palju seal tiimis inimesi on? Täna on meil 3 inimest peale minu. Ja palju on kasutajaid? Kasutajaid on, ütleme sinna, aktiivselt on meil paarsada. Ma arvaks, kes kogu aeg nagu tööd teevad, aga reaalselt see arv kasvab ja ütleme üldse kokku on meil ikkagi 2000 kanti nimesid või kasutajakontosid. Ja kolmekesi täiesti hallatav? On hallatav, aga tegelikult just tegime tiimikoosoleku eelmisel nädalal ja ma sain aru, et ma pean hakkama juurde värbama. Oskad sa rääkida ka, et missuguseid arvutusi seal tehakse või kuhu see meie maailma edasi viib? Põhimõtteliselt kõige enam levinumad täna on arvutused siis ikkagi teadusvaldkonnas, akadeemias ja need selliseid siis võimsaid arvutiressursse kasutatakse siis selliste arvutuste jaoks, kus on hästi mitmekihilised, komplekssed, suured andmed. Big data siis, eks ju. Ja näiteks selline üks valdkond, kes on meil hästi suur kasutajaskond, on geenitehnoloogia, mis Tartu Ülikool teatavasti ka üldse maailmas paistab silma selles valdkonnas. Ja geenitehnoloogia siis igasugused DNA ja sellega seotud arvutused, selle jaoks on vaja võimast arvutusklastrit, mida siis meie pakume. Arvata on. Jah. Oskad sa kirjeldada ka oma tüüpilist tööpäeva? Tavaliselt ma tulen tööle, siis ma teen oma tiimiga sellise kiire siis check-in'i, et kuidas läheb, kas on midagi küsimusi, kas on millegagi aidata saan, kui on midagi, mis vajab lahendamist, hakkame koos vaatama. Siis lähen oma arvuti juurde, minu enda käes olevad siis toepäringud, lahendan need ära. Minu valdkonnas on siis peamiselt ikkagi hinnapakkumised rohkem ja potentsiaalse kasutaja konsultatsioonid, et milline teenus võiks neile sobida. Ja siis mul on välja arvatud neljapäeva, igal päeval on siis mul vähemalt üks koosolek. Nii mõndagi neist ma ise juhin, et siis nende jaoks on vaja ette valmistada, need läbi viia ja siis tegelikult teadusarvutuste kasutajatugi on minu põhitöö, aga mul on ka üks teine suur kohustus, mis on seotud siis Euroopa ühe suurima arvutusklastriga Lumi, mis asub Kajaanis tabavalt väga lumises keskkonnas Soomes. Ja Lumil on siis kasutustiim, mille nimi on Lust. Lumi User Support Team ja mina olen selle lustlik liige.
ehk siis ma aitan ka lumikasutajaid, aga kuna ma ei ole nii tehniline, siis minu ülesanded on rohkem koolituse valdkonnast ja rohkem sellised ka kasutajakontodega seotud teemad ja nende loomisega seotud teemad, sest osa sellest lumiarhitektuurist tegelikult, mis kasutajatele ligipääsu tagab sellesse klastrisse, on arendatud Tartu Ülikoolist. Selle platvormi nimi on Valdur. Midagi tegelikult üks sellistest suurejoonelistest asjadest, mida Eestis on tegelikult tehtud ja mida Euroopa kasutab. Et midagi veel, mille üle Eestil on täiesti põhjus uhke olla, aga ta on selline veel varjatud kujul saavutus. Ja see superarvuti, eks ju, lumi asub ka ikkagi suhteliselt kaugel põhjas meie vaatest. Ja. Soome on tegelikult seal veel põhja poole minna küll, aga seal ei ole vist väga sihukest infrat enam, et kuhu teda panna. Et see on siis võib-olla kui väga pooleks Soome põhja ja lõuna vahel tõmmata, sest ta sinna enam-vähem keskele jääbki. Just. Ja Kajaani on pandud lumi sellepärast, et Kajaanis on hüdroelektrijaam, mis võimaldab siis säästlikult energiat toota, aga mitte ainult. Siis lumi kasutusest tulenev soojusenergia või lumiserveritest tulenev soojusenergia suunatakse ka linna soojendamiseks, mis teeb lumi üheks maailma kõige siis rohelisemaks arvutusklastriks tegelikult. Et seal on päriselt seda soojust vaja. Jaa, seal on seda päriselt vaja, jah. Jah, et jah, mul miskipärast hakkas peas laulma üks 90ndate alguse lugu Lumi on muinasjutt. Aga see lumi ei ole muinasjutt, see on päris asi. Kuigi omamoodi ime on ta ikkagi. Omamoodi ime on ta ikkagi ja ka sellega käib ka üks laul kaasas tegelikult, mida meil lauldakse palju. See on see Terminaatori juunikuus lumi on maas. Ma olen kogu aeg arvanud, et see tegelikult, et kuna see on juulikuus, et see on siin samas Tallinna külje all on siuke küla nagu Juuliku. Et võib-olla see on lihtsalt natukene niimoodi huvitavalt hääldatud, et juulikus lumi on maas. Praegu seal on lumi maas ja minu jaoks ei ole see ka ime. Aga kui juulikuus lumi päriselt maas on, ongi hooldusperiood. Ja suvel on vähem kasutust, siis on hooldusperiood ja lumi on maas. No nii. Siis Soome üldse, et tegelikult Soome on ju, mulle tundub vähemalt nagu üsna siukse hea kaitsevõimega riik olnud kogu aeg või kas või see, et neil oli ehitusreeglitesse sisse kirjutatud, et igal elumajal peab olema varjendipinda mingi hulk, eks ju, aga kuidas see nagu, kui Euroopa poole vaadata, kas Soome tundub piisavalt turvaline praegu? See on hea küsimus, sellepärast, et kui ma olen kasutajatega rääkinud, just potentsiaalsete kasutajatega sellest, et võiks tulla meie süsteemide peale, siis ma mäletan täpselt, et ühes vestluses, kui me rääkisime, siis toodi just see andmete hoidmise turvalisuse aspekt, just geopoliitiline turvalisuse aspekt mängu ja kui me rääkisime siis alguses Eesti teenustest, siis öeldi, et ei, et Eesti ei ole turvaline. Ja siis järgmiseks ma loomulikult rääkisin, et aga me võime ka siis ju rääkida lumist hoopis, et see on sellises kohas Kajaanis ja siis selle peale mulle öeldi, ei, see ikka ei ole ka veel küllalt turvaline. Ma saan kusjuures sellest kasutajate hirmust aru, aga teistpidi vist ikkagi ei ole nii teada tuntud fakt, et tegelikult Soome on tänaseks oma kaitsevõimet mitmekülgselt tohutult arendanud. Ta ütleme, et ta oli NATO vääriline liige juba ammu enne seda, kui ta NATOga liitus oma võimekuse poolest ja näiteks üks aspekt, kus Soome on täiesti suurelt silma paistnud, on küberkaitse. Sest et toimub Eesti juhendamisel siis NATO küberkaitseõptus Lock Shields iga-aastaselt ja tegemist on siis hästi võimeka tiimiga. Et jah, Soome on võimas kaitse seisukohalt. No ja üldse tegelikult Soome nagu ka IT arengus ta on olnud väga tugev juba väga pikalt, et seda
mäletan ka ise nooruspõlvest Soome mingisuguseid ajakirju lugeda oli alati, mis seal on, mingid, mul ei tule isegi meelde, mikrobitti vist oli kõige popim asi. Aga see selleks, jätame Soome sinna, kus ta praegu on ja lähme hoopis ajas tagasi. Räägi, kust sa alustasid oma karjääri või üldse nagu esimesed siuksed töö moodi liigutused tegid? Minu kõige esimene selline ametlik palgaline töö oli peale keskkooli lapsehoidjana Saksamaal, sest aasta siis oli 1995 ja see oli just see aeg, kus oli väga populaarne minna tüdrukutel Saksamaale lapsehoidjaks. Mina olin ka veel saksakeelsest siis koolist, selles mõttes saksakeelsest, et põhivõõrkeel oli saksa keel. Et see tundus sellise loomuliku ja huvitava võimalusena minna ja natukene maailma avastada, sest ilmselgelt olime me siis kõik väga vaesed ja keegi ei jaksanud reisida või enamik ei jaksanud reisida. Ja see oli minu ainus võimalus piiri taha saada. Ja siis ka ühtlasi päriselt näha, siis kuidas siis lääne elu käib. Ja see oli siis Lääne-Saksamaa. See oli Lääne-Saksamaale. Sest ilmselt Ida-Saksamaa oleks toona olnud veel väga sarnane meile. Ja. See oli Lääne-Saksamaale, olin Stuttgardi lähedal ühes külakeses Tettenhausen. Ja naaberküla oli küla, mille nime ma praegu ei suuda meenutada, aga küla, millest toodetakse kuulsat Rittersport šokolaadi. Siin on huvitav seos ühe varasema karjäärikäänakute osaga, kus meil käis üks härra, kes pakkus Ritterspordi šokolaade degusteerimiseks kaubanduskeskustes kunagi. Näed siis. Huvitavalt liinid jooksevad kokku. Maailm on väike. Ja ühtlasi sa siis nägid ära, kuidas... Ja see oli selline mitmes plaanis selline elukool ausalt öeldes, et kõigepealt kui sa lähed lapsehoidjaks, eks ju, et siis sa olid sellises nooblis peres, kus tegelikult nõukogude maailmast tulles, eks ju, siis ma isegi ju tegelikult alles õppisin, mis on lääne maailma mõistes viisakus, mis on etikett, sest et Nõukogude Liit tegi ühe asja hästi. Inimestele õpetati väga hästi selgeks põhihügieeni alused. Kõige selline elementaarsem baas, mis on vaja selleks, et terve olla ja toota, eks ju. Aga kõik, mis nagu oli juba selline, mida võis nimetada kulaklikuks või seal sinna kanti, eks ju, et see jäeti ära. Ja nüüd ma sain seda tüüpi nagu elukooli sealt Lääne-Saksamaalt. Mis seal kõige rohkem nagu... uut oli vaja õppida siis? Tegelikult tuli välja, et ma tegelikult isegi ei tea, eks ju, kuidas lauanõusid käsitleda on ju. Et jah, tavaline nuga kahvel küll, loomulikult ja lusikas on ju. Aga ilmselgelt sinna käivad ka pokaalid juurde, kuidas neid lauale panna, kuidas on kalanuga käsitleda, eks ju, mis on kalakahvel, millis järjekorras alati nuad kahvlid, kuidas see kõik sinna laua peale asetatakse. Sellist asja. Kontroll küsimus. Minul on alati nagu või kuskilt ammu juba meelde jäänud, et alati väljast poolt sisse poole. Tõsi? Ja üldjuhul väiksemast suuremaks. Ja, vastab. Kuni magustoiduni, kus... Ja, vastab tõele, jah. Okei. Väike etiketi õppetund ka siia siis. Ja ma jäin mõtlema, et kas see oli niivõrd nagu ida ja lääne kultuuri erinevus või pigem just nagu lääne rikkama või nagu siukse paremal järjel pere etikett, kus oligi nagu rohkem siukest kõrgkultuuri sees. Et võib-olla mitte igas ühiskonnakihis ei oleks see nii olnud, aga... Kindlasti sellel oli ka oma roll, jah, tõsi, et sellel oli kindlasti oma osa. Et jah, seda, kuidas seltskondlike laua ääres vestlusi läbi viiakse ja salvrätti, kuidas täpselt kasutada, eks ju, et see ei ole ka nii elementaarne. Et ega tõenäoliselt lihtsamad inimesed ka Saksamaal ei teadnud seda. Kas kartulit tohib noaga lõigata? Pigem mitte, kahvliga. Just, ka kuskilt mingisugune saksa kasvatus on kunagi minuni jõudnud ja sealt on nagu jäänud see,
nuga, kartul, ei. aga olen ka õppinud läbi erinevad elamiskogemuste erinevates riikides seda, et tegelikult ikkagi need kombed on, needsamad lauakombed võivad olla ka Euroopa piires päris erinevad. Ja rääkimata siis suurematest kultuurivahedest. Jah, kes Ameerikas kasutab nuga ja kahvlit, milleks? Oleneb muidugi, mida sa sööd. Nii, kuna sa oled seotud ikkagi väga niimoodi selle kõrgharidussfääriga, et siis hakkame haridusest kohe kõigepealt pihta. Et kus sa õppisid ja mida sa õppisid? Sa olid Paide humanitaargümnaasiumis mingi aeg? Ja, olin humanitaargümnaasiumis, sest mingil hetkel sain aru, et tuleb parem keskharidus hankida, kui Aravete keskkool minu arvates sel hetkel mulle pakkus. Läksin gümnaasiumisse, sellel hetkel oli ka Eesti haridussüsteemi reformimine käsil ja palju katsetamise aeg, siis tehti humanitaarklassid, reaalklassid. Ja mina siis arvestades, mis mulle meeldis, valisin siis humanitaarvaldkonna. Ja tollel hetkel siis anti seda haridus selles valdkonnas nii, et humanitaari süvendatult, aga võeti kõi maha reaalvaldkonna ainete kogus või õppemaht võrreldes tavalise keskkooliga. Ja see tegelikult minu arvates tagantjärgi vaadates oli vale otsus. Ja ma soovin, et ma oleksin läinud üldsegi reaali õppima. Ma arvan, et see oleks mulle hariduslikult andnud parema baasi ja parema nagu hüppelävendi siis edasi õppida või suurema valiku aineid, mida saab edasi õppida kõrgkoolis. Sest praegu sa oled ju väga reaalvaldkonnas, aga tegelikult see asi, mida sa teed, ehk siis kasutaja tugi, see on jällegi pigem ju humanitaaria. No tegelikult see kasutaja tugi iseenesest ikka on osaliselt väga tehniline, aga see osa tehnilisest, mis ei vaja nagu nii-öelda tehnilist haridust all olema omandanud ja kõige muu jaoks olema lihtsalt värvanud inimesed, kes siis seda oskavad ja on vajaliku haridusega. Sest et igapäevatöös on tegelikult terve hulk asju, mida mina ei oska teha, aga selleks on mul meeskond. Aga mis ma mõtlen on just see, et võib-olla kui nagu väga süva reaalharidust vaadata, siis seal ei ole alati inimestega suhtlemist väga niimoodi tähtsustatud. Aga kasutaja toes on see väga oluline. Ja, tõsi, et siin minu teatud siis humanitaaromadused aitavad paremat ja kvaliteetsemat tuge pakkuda küll, jah. Ehk siis võib-olla ütlekski, et et jälle spetsialistina sa võid olla süvareaal, mingis kontekstis süvahumanitaar ka, aga lihtsalt, et selleks, et asjad päriselt toimiksid, on sul ikkagi mõlemat vaja ja et need asjad omavahel hästi kokku töötaksid, eks ju? Absoluutselt, äärmused ei ole kunagi head ja täiesti nõus, et igasuguses süva IT valdkonnas, igasuguses nendes kuulsates patsiga meeste komplekti sinna on vaja mõningaid selliseid humanitaarinimesi tegelikult teatud valdkondi tasakaalustama. Just. Kui sa mainisid, et seal humanitaargümnaasiumis õpetati humanitaaraineid süvendatult, siis mis need ained olid? Tohutult ajalugu, kirjandus, eesti keel, keeled. Me saime inglise, saksa keelt ja ladina keelt õppisime ka. Ja ma ei mäletagi, kas seal oli midagi veel. Aga ma mäletan kõige rohkem filosoofia. Nüüd mul tuleb meelde, et ma isegi lõpetasin filosoofia kiituskirjaga keskkooli. No nii. Mis oli üks mu lemmikaineid. Et aitab nagu seda inimest mõistada. Lihtsalt mulle meeldib vaielda vahel. Et filosoofia kui vaidlemise kunst. Ja. Ja siis sa läksid õppima hoopiski hotellimajandust. Kuidas see juhtus?
ja kohe peale keskkooli, nagu ma mainisin, olin Saksamaal, millega ikkagi nagu selline teatud hulk võib-olla teadmisi ja selline akadeemiline valmisolek Tartu Ülikooli sisse saada kadus ja ma ei saanud sisse, jäin joone alla. Ja siis tuli vaatama hakata, et mis siis alternatiivid on, ma teadsin, et ega ma passima ei jää, et kindlasti midagi peab õppima. Ja sellel hetkel siis oli hotellimajandus uus ja huvitav ala, läksin Tallinna Majanduskooli hotellimajandust õppima. Ja lõpetasin 3,5 aastat, jäin poole aastaga nagu siis kõrghariduse diplomist ilma. Ja teadsin, et kõrgharidus ikkagi tuleb saada, aga siis üks aine, mis mul selle hotellimajanduse ajal õpetati, oli marketing, mis jällegi oli midagi täiesti uut ja põnevat. Ja kuna minus on teatud loovus olemus, siis mulle tundus, et seda ma võiks nüüd siis bakalaureuse õppida ja leidsingi akrediteeritud erialana siis tollases eraülikoolis Akadeemia Nord. Selle valdkonna akrediteeritud on väga oluline märksõna, sellepärast et sellel ajal Eestis oli palju eraülikoole, mis ei pakkunud üldse akrediteeritud õppekavasid, aga võtsid palju raha. Et see kõrgharidus oli ainult siuke marketingi termin seal. Just täpselt marketing, jaa, just. Ja siis sa õppisid seda marketingi. Samal ajal, kui sa veel hotellimajandust õppisid, siis sa töötasid ka hotellis. Jah, et selleks, et ennast ära koolitada, kuigi minu vanemate abil oli ikka ka oluline roll, et seda ei tohi märkimata jätta. Et selleks, et ennast ära koolitada, siis kõikide oma õpingute ajal ma kohe täiskohaga ka töötasin. Ja alustasin siis loomulikult ettekandjana Viru hotellis Merineitsi restoranis, aga mina ei olnud mitte mingi udupeen ettekandja, mina olin hommikusöögi teenindaja. Ja sest see oli ikka, see ei olnud see tase, mis õhtune ettekandja on. Ja siis, jah. Samal ajal on pikalt räägitud, et hommikusöök on päeva kõige tähtsam eine. Aga muidugi hotelli jaoks hommikusöök on pigem siuke kiire konveier. Ja see oli kiire konveier ja ega see teenindaja jaoks selles mõttes tore ka ei olnud, et sellel hetkel Eestis olid põhituristid soomlased, Viru hotellis eelkõige. Ja hommikuks on nad enamasti kas veel purjus või juba pohmas ja sellel hetkel oli ka Eesti selline, et ikkagi, et kõik müügiks. Ja ma sain aru, et kuidas ikkagi mina olen ka seal ikkagi hommikusürgi singi kõrval lettis pilkude järgi ja see kõik oli üsna ebameeldiv kogemus, et kusjuures see oli ka huvitav, et just 90-ndatest ma mäletan seda lugusid, et jälle just rääkisime Soomest väga positiivselt, nüüd tuleb see teine pool mängu, et väga siuksed kõrgelt hinnatud ühiskonnaliikmed Soomest käisid ka vahel Eestis ja see võtsid nii palju, et nad jõid ennast põdraks. et muidu nagu väga viisakas ja nagu tõeline härrasmees on ju, ja siis tuleb siia, joob ennast täis ja on Soome turist järsku on ju. Et see nägin jah, huvitavat rahvast. Ja huvitav kogemusega jaapanlastega, et kellest meil on ju väga hea arvamus, eks ju, aga meil tuli küll üks grupp, mis oli selline, et lihtsalt ei jõudnud ära imestada, et kuidas nad nii rokased ja sigalikud on nii-öelda. Et see oli hästi nagu halvasti käitu grupp oli. Et see oli väga suur üllatus. Aga siis sa tegid selle baka ära ja mõtlesid edasi minna magistrisse? Tegelikult kohe ei mõtelnud magistrisse minna, sellepärast, et baka lõpuks olin ma juba 7,5 aastat õppinud nagu arst on ju. Et samal ajal täiskohaga tööd teinud, ka pereelu natukene püüdnud elada, et ma tegelikult olin tohutult läbi põlenud selleks hetkeks ja siis ma teadsin, et ei, et tuleb teha, aga tuleb ka paus teha ja vahepeal lihtsalt ime ainult tööd teha.
ja siis, aga selleks ajaks, kuna ma olin õppinud ka eraülikoolis, et siis oli paras hulk ikkagi laene tekkinud ka, õppelaene ja siis üldse tuli mõte, et jah, tuleb paus teha ja keskenduda siis hoopis nende laenude tagasiteenimisele. Ehk siis Makani läks mul ikka päris, ma ei teagi palju aastaid, võib-olla 8 äkki isegi. Jah. Tuleme selle juurde hiljem tagasi. Siis seda mingil hetkel sa tegelesid siis ka natukene turundusega? Jaa, tegelikult kui rääkida nende nii-öelda sidususest või asjade kokkuviimisest nagu rittersportiga, et tead, ma kuulasin siin ühte su broadcasti ja sa mainisid, et sa oled andmesisestaja kunagi olnud, ma olen ka. Ja mina läksin siis õpingute ajal peale seda, kui ma sain aru, et hotellis ma ei taha töötada, hotelli valdkonnas läksin andmesisestajaks tollel hetkel ESS-i. Ja miks see on oluline selles mõttes, et tegelikult see süsteem, millega ma seal tööle mingi hetk hakkasin, oli SAP, kuulus SAP ja saades aru, et tegelikult ma vist saan nagu andmed tehnoloogiast ja sellistest süsteemidest paremini aru kui paljud inimesed minu ümber, et ma õpin kiiremini, mul ei ole nendes hirmu ja et mulle tegelikult isegi on see põnev. Et see pani mu peas taustal tiksuma selle mõtte, et see on ka midagi, mida ma mida ma võiks teha, IT-valdkonnale mõelda. Et see oli selline esimene sedalaadne mõte minu peas. Aga siiski, olles marketingi õpilane, sellel hetkel siis ikkagi tahtsin mina sinna valdkondaga tööle jõuda ja läksin siis selles samas ESS-is turundusspetsialistiks ja töötasin minu silmis suure marketingi guru Georgi Viie seal, kes tõesti on hästi mitmekülgne andekas inimene ja lihtsalt inimesena hästi lahe. Ning see tööaeg oli tore, aga ma sain ka siis ennast Georgiga võrreldes aru, et mina ei saa kunagi selliseks nagu Georgi. Et mul ei ole ikkagi seda umfi. Ja siis, et kui selliseks ei saa, siis tuleks midagi hoopis muud teha. Ja siis täpselt niimoodi ma reageerisingi sellele, et siis see sama SAP-i mõte tuli mu pähe tagasi ja tekkis või nägin töökuulutust õigemini sellel hetkel siis Siemens Financial Services, mis otsis SAP-i konsultanti. Ja kandideerisin ja saingi selle töökoha, läksin sinna SAP-i konsultantiks. Ja siis selgus, et hüppasin üle oma varju. Et nii lihtne see ikka ei olnud, et selles mõttes, et lisaks oli vaja nagu seal ühest küljest olla, eks ju, juurutus ikkagi juurutusprojekti siis konsultant ehk siis süsteemi juurutamisega tegeleda, sellealaselt mingisuguseid teadmisi omada. Aga kuna tegemist oli ikkagi finantstarkvaraga, siis pidi ka omama päris head sellist finantsbaasi ja kuigi ma käisin raamatupidamiskursustel selleks, et ennast toetada, ma sain aru, et see kõik ikkagi praegu ei klikkinud kokku mulle, et seal oli liiga palju vaja. Aga ja nagu see paratamatult tekib siis, et ega tööandjad ju näevad, eks ju, kus su tugevused on ja ikkagi mind liigutati järjest rohkem ka marketingi asju tegema ja ega ma seal väga võimas SAP-i konsultant tegelikult ei olnud. Aga nemad ikkagi nägid seda marketingi tugevust. Ja nad nägid seda, et või ma ei teagi, kas isegi sel hetkel need tugevust nägid, aga lihtsalt, et tööjõud tuli maksimaalselt ära kasutada ja kui ma sain seal rohkem panustada, siis nad panid ma rohkem sinna poole. Aga siis sul tekkis võimalus hästi kiiresti oma õppelaenud tagasi maksta järsku. Jah, kui ma sain aru seal ka Financial Services, et ma nagu täiesti tundsin, et ma
ma ei ole oma ülesannete kõrgusel ja et ma nii-öelda petan oma tööandjat selles mõttes. Et siis ja samal ajal tõesti, et ma tekkis arusaam, et noh, kui palju aastaid mul läheksin praegu selle laenude maksmiseks, siis otsustasin võtta endale sellise karjääri ka siis survest vaba aja ja minna Inglismaale, sest sellel hetkel oli Inglise pound versus Eesti kroon ja mis oli siis 22 krooni 1 pound. Väga hea kurss ja läksin lihtsalt Inglismaale lihtsatele baaritöödele, et kiiresti sedasi oma õppelaenud tagasi teenida. Nii et mingis mõttes nagu juurde tagasi. Jälle nagu teenindussektorisse, hotellimajandusse. Ja hotellimajandusesse ja töötasin Manchester Marriott hotellis, mis oli Granada stuudios kõrval. Mis oli hästi tore tegelikult töökogemus selle koha pealt, et seal Granada stuudios filmiti palju teleshowsid, seriaale, et meil seega seal hotellis elas palju staare ja noh, rohkem kohaliku tähtsusega staare, aga käis ka rohkem maailma tuntumaid nägusid ka läbi. Keda sa nägid? Jaa, no minu kõige suurem elamus oli kohtumine Ahaga. Õhtu oli siis kell 11 hakkasime baari kinni panema. Me alati töötasime 2 inimesega selles baaris, sest see oli suur baar. Ja äkki astus sisse 3 meest. Ja tulid leti äärde ja siis ma tardusin, sest et need nägi välja nagu Aha. Ja siis ma lihtsalt ei uskunud oma silmi. Mina tõesti lihtsalt seisin seal ja siis mu kolleeg läks neid teenindama ja ma tõmbasin esimesel võimalusel kolleegi nurga taha, küsisin, et kuule, kas see on Aha või? Ja mu kolleeg minust oluliselt noorem, mis Aha? Kus? No see bänd tead ju, Crying in Rain, see lugu tead ju. Tema, ei, mina küll midagi ei tea. Ja siis ta lihtsalt läks ja arutas mulle midagi ütlema, et nende meeste juurde küsis, kas te olete Aha või? Nad noogutasid ja ütlesid jah. Ja siis tüüp näitab, et see siin on teie fänn. Et kaudvalt piinlik, aga samal ajal nad olid nii kenad inimesed, nad olid nii tagasihoidlikud, viisakad. Ütleme, et üldse toredamad kliendid, kes mul kunagi on olnud. Aga võib-olla see lähenemine sinu kolleegi poolt, et minna nende juurde täiesti teadmata, kes nad on, oligi nagu ainuvõimalik, sellepärast, et noh, et kui sa lähed sinna nüüd närveerides, siis pole hullu, noh, seda karda. Et ei, see mul minu pinget maha ei võtnud. Aga siis sa ikkagi teenindasid neid? Ja ma aitasin kokteile teha, aga õigemini ka vist ei võtnudki kokteile, et ainult õlled võtsid ja sain hakkama ilma õllepudeleid purustamata nende sinna lauale panemisega. Aga ega ma nendega rääkida ei suutnud ja ei tahtnudki selles mõttes, et ma tunnetasin, et tegelikult nad tulidki siia praegu vaikust ja rahu nautima ja ma ei tahtnud seda segada. Ja pluss teil oli vaja baar kinni panna? Oi, sel hetkel ma enam sellest ammu ei muretsenud. Kaua siis baar kauem lahti oli? Ei, nad tegid kiiresti. Nii palju see üks õlu ikka võtab. Ja, just. Sul oli Inglismaal veel igasuguseid huvitavaid käänakuid. No võt jah, et tegin seal oma lihtsalt baaritööd ja praegu vahel isegi mõtlen, et oli mul siis vaja sealt Manchesterist Marriottist ära tulla, et ikkagi mõtlesin, et no ma ei ole võimeline rohkemaks ja otsisin ikkagi kontoritööd. Ja siis üks asi viis teiseni ja lõpuks olin mina siis sekretär Pakistani kõrgele ametnikule Rehman Malikule, kes oli sellel hetkel Pakistanist eksiilis Inglismaal. Ja läksin siis tema nii-öelda jah, siis sekretäriks, vist võib öelda erasekretäriks igasuguseid asju ajama, mis iganes tal parajasti vaja oli. Ja noh, eks see kultuurishokk oli ikka tohutu tegelikult töötada Pakistani kultuuriruumis. Et see oli, ma pidasin seal vastu mõned kuud, lihtsalt ei suutnud rohkem. Aga samas need mõned kuud olid väga sündmuste rohked.
jaa, ise ka ei usu, mida kõik selle aja jooksul juhtus. Et üks võib-olla selliseid takkajärgi naljakamaid momente oli või anekdootlikumaid lugemised oli see, et härra Malek teatas mulle üks hetk, et talle tulevad Venemaalt külalised. Et tal on satelliitjaamad, mida ta tahab välja rentida ja venelased siis tulevad vaatama, kas saab rentida. Tuleb Mihhail Gorbatšov oma kaaslastega. Ja mina küsisin üle, et Mihhail Gorbatšov, et kas see sama Mihhail Gorbatšov, kes on Venemaa liider olnud? Ja see sama. Ja mina, et tema siis ikka kindlasti jah, et tuleb siis et nad tulevad Gatwick lennujaamast Gatwick Expressiga Victoria Stationisse ja ma annan sulle autojuhiga, mine neile vastu too ära, et sa ju räägid vene keelt. No jah, et 9. klassis viimati rääkisin koolitunnis, aga ma mõtlesin, et saab ikka hakkama sellega, et ega nüüd siis nüüd, kui need Inglismaale äriasju ajama tulevad, et ega need siis nüüd päris umbkeelsed ka ei ole ja et näiteks nad ikka ju oskavad inglise keelt ka ja et saab hakkama sellega, et ma nad siia toon. Läksin siis küll sildid kaasas Willialt siis sinna Victoria Stationisse ja Gorbatšovi ju ma ikka ära tunnen, on ju. Ja seisin seal Gatwick Expressi väravate juures ja ootan ja juba 15 minutit möödas ja ei ole Mihhail Gorbatšovi mitte kuskil. Ja lõpuks siis ei mäleta enam, kuidas siis mingisuguse kontaktnumbri sain või saadi minu oma ja ühendusin siis inimestega, seal oli üks naisterahvas, kes minuga rääkis ja siis tuli välja, et nemad on juba ammu sealt Gatwick Expressist väljas ja otsivad mind taga. Ja siis oma kontsakinkandaja kontori varustusega siis jooksin mina ümber selle Victoria Stationi nii kiiresti, kui mina sain, et neid leida ja siis loomulikult selle kõige viimasema nurga juures ma need siis kätte sain. Loomulikult ei olnud seal ühtegi Mihhail Gorbatšovi. Seal olid 2 väga kena inimest. Aga ei. Kumbki neist ei olnud. Kumbki neist ei olnud Gorbatšov. Nagu välja tuli, siis tõesti neil on väga kaudne side Mihhail Gorbatšoviga, aga tegelikult ta ei pidanudki mitte kunagi tulema ja ei olnudki osa plaanist. Okay. Et nad olid või et ala, et mitte lihtsalt see, et nad olid kunagi telekast Gorbatšovi näinud, vaid nad ikkagi olid... Nad olid jah. Kontakt oli olemas. Neil oli kontakt olemas, nad ikka olid tegelikult Venemaa eliit, aga ja oli mingi kontakt jah olemas tõesti, aga ta ei olnud mitte kuidagi selle äriplaaniga seotud. Ja siis sain nad auto peale ja siis tuli välja, et ega nad väga hästi inglise keelt ikka ju tegelikult ei räägi, aga et neile olevat lubatud tõlki. Ja siis seda hakkas minul halba aimama, sellepärast, et mina ei olnud küll kohanud siiani kedagi doktor Reimar Malek ümbruses, kes võiks kvalifitseerida vene tõlgina. Ja tuligi nii välja, et kui meie kohale jõudsime, siis olin äkki mina see, kes on ette nähtud tõlkima siis ärikõnelusi satelliitjaama rendi teemadel. Ja kuna ma olen selline inimene, et ega ma nagu alla ei anna, et kui mind visatakse vette, siis ma üritan ikkagi kõigest vähest ujuda ja siis ma üritasin ujuda, aga siin ma küll uppusin jälle nii, et vähe ei olnud. Kuidas see on, et kui sa tead, et keegi seltskonnast peaks olema tõlk ja sa ei näe kedagi, kes näeks välja nagu tõlk, siis vaata peeglisse. Võimalik, et sina oled see. See peeglivaid oli midagi, mida ma ei tahtnud vaadata. Aga ma püüdsin hakkama saada. Ja aga see kõik oli väga halb. See kõik oli kohutav. Ja kuidas need kõnelused lõpuks läksid? Kõnelused läksid kohutavalt, kuigi millegipärast sellel minu Pakistani siis sellega kultuuriruumis töötamisega oli see, et valetati igal sammul. Ja siis isegi miks oli mulle vaja valetada, et Mihhail Gorbatšov tuli, eks ju. Ja siis ka seal nendele inimestele valetati tegelikult igal sammul, ma nägin seda. Ja kuna nad tõesti minu jaoks olid hästi sümpaatsed inimesed tegelikult, siis vene esindajad, siis ma tegin seda neid üks hetk ära viies seda, mida ma ei ole kunagi varem ega hiljem oma tööandja suhtes teinud. Et ma ütlesin neile, et teate, et ma väga soovitan teil mitte
sellesse äritehingusse astuda, et teil on praegu väga palju valetatud. Kaaluge alternatiive. Ja kaaluge alternatiive. Aga nüüd on jällegi see, et kas see valetamine on Pakistani kultuur või tegemist oli ikkagi ju poliitikuga, et noh. väga asjakohane märkus. Et jah, eks hiljem karjääri jooksul on seda osa ka jah, lähemalt vaadeldud. Kas? Igatahes teenisid piisavalt, et laenud ära maksta, tulid Eestisse tagasi. Tulin Eestisse tagasi ja siis tulin tööle sellisesse firmasse nagu CAD Süsteemide OÜ, mis tegeleb CAD tarkvara maale toomisega ja siis tulin ka tegelikult kliendi toeks. Ja siis B2B business siis kliendi teenindajaks ja isegi sain ka natukene müügis kätt harjutada, et tõin isegi firmale top 2 kliendi koju, nii et olin selle hetkel väga rahul oma saavutusega. Väga võimas. Ja siis jah. Asjad arenesid ja sa jõudsid jälle välismaale. Jaa, et nüüd lõpuks tuli mu magistri aeg kätte, et ma hakkasin mõtlema, et aeg on teha. Sain aru ka sellest, et ma ei taha seda Eestis teha. Arvasin, et magister oleks kõige väärtuslikum minu jaoks siis, kui ma teen seda välismaal ja ma olin enda jaoks valmis mõelnud, et need 2 kohta, kus ma tahaks õppida, on üks 2, et kas Berliinis Humboldti ülikoolis, mis oli mulle hästi sümpaatne, rääkides ju saksa keelt, eks ju, kohe päris hästi. Et siis nagu tundus selline loomulik valik ja teine oli siis mõte, et no päris põnev oleks tegelikult ka Ameerikas õppida, et panna kokku selline Euroopa kultuuriruumi Ameerika siis teadmuslik vaatenurk ja siis loodetavasti sellest parim võtta. Ja tegelikult ma juba reaalselt olin liikumas ikkagi siis Berliini poole ja juba vaatasin, kuidas dokumente sisse anda ja kui ma sain ühe kõne, mis on siis selle elu tarkuse tulemus, et räägi inimestega, et kui sa tahad, et midagi juhtuks, lihtsalt räägi inimestega. Ma olin oma plaanidest ja mõtetest rääkinud ja ühel hetkel ühel mu sõbrannal klikkas info kokku ja viis mind kokku inimesega, kes otsis Ameerikas, just nimelt oli vaja eestlasest tööjõudu. Et siis selle Eesti firmal oli siis, nad ise nimetasid, et sister company Ameerikas, kuigi tegelikult Ameerika company oli esimene, ehk siis Eesti oma lood hiljem. Ja neil oli vaja sinna eestlasest inimest appi. Ja motivatsioonipaketi osa oli siis, et nad pakuvad võimalust õppida samal ajal. Ja see oli muidugi selles mõttes nüüd täiesti pakkumine, millest õpiperspektiivi seisukohast ei saanud keelduda. Aga kui ma selle intervjuu ära tegin ja me rääkisime, siis minu esimene vastus oli ikkagi ei. Sest see koht ise, kuhu ma minema pidin, oli siis Wisconsinis ühes väga rural Wisconsini, väga rural sügavalt agraar-Ameerikas. Väga agraar-Ameerikas, et ja olles senini elanud, eks ju, Tallinnas, Londonis, Manchesteris, et ma ei suutnud ennast sinna ette kujutada, et ma internetis ka uurisin seda kohta ja lõpuks ja töö ise oli seotud ju kalatööstusega. Et mul ei olnud mingisugust ambitsiooni selles valdkonnas niikuinii. Et sa oled nüüd teinud hotellimajandust, turundust, SAP-i konsultant, nüüd järsku kalatööstust. Ja just täpselt, et see ei tundunud nagu kuidagi ikkagi vaatamata minu sellistele käänakutele enam nagu ikkagi pilti sobivat. Aga ütlesin ei. Aga siis mingi aja pärast ma sain uuesti kõne. Ja mul ikkagi paluti veel korra selle pakkumise peale mõelda ja nad tegid sellise pakkumise, et tule 3 kuuks. Siis proovima, neil oli hädasti tööjõudu vaja, et siis peale 3 kuud ma võin siis otsustada mitte jääda ja koju tagasi tulla ja siis saan sellise kogemuse. Katseaeg on 2-poolne, et sulle anti see nagu täiesti niimoodi, et. Ja siis ma mõtlesin, et
et no hea küll, et tegelikult ju kaotada midagi ei ole, et see 3 kuud mulle sobib küll. Ja siis ma läksingi ja tegelikult see lõppes siis sellega, et ma ikkagi läksin seal õppima magistrisse ja kogu oma magistri jooksul ma töötasin siis seal kalatööstuses. jah, ja tegid seal jälle suhteliselt kõike. Jah, seal sai teha huvitavaid asju selles mõttes, et ma tegin müüki restoranidesse, kalatoodete kohalikesse piirkondlikesse restoranidesse müüsin siis kalatooteid. Siis samamoodi aitasin arendada see on siis inventuuri ja laohaldustarkvara, sest tollel hetkel me ei leidnud midagi, mis sellise väikese tõesti lihtsalt tarkvara, mis väikesele ettevõttele sobiks ja mis ei oleks nii-öelda overkill oma igasuguste funktsionaalsuste ja hinna poolest. Ei hakanudki sappi juurutama. Just. Ja koos siis suurepärase Eesti partneriga tegime siis custom lahenduse sellele ettevõttele. Lisaks tegin ma ka koos Ukraina arendajaga tegime online poe sellele ettevõttele, mida ma siis ka jooksutasin. Aga noh, kõige värvikam osa sellest tööst oli siis kõrguaeg, kui toimus siis 3 kuud järjest tuli töötada 18, 19, 20 plus tundi päevas, kindlasti nagu 6 päeva nädalas. Meil oli 3 erinevat tootmisliini ja siis tuli neid tootmisliine käima tõmmata, juhtida ja noh, ega see tegelikult meil liini peal töötasid enamasti siis agarad ja tublid Mehhiko töölised. Tõesti väga töökad ja toredad inimesed. Aga ega see nende, noh, sa ei saa neid juhtida, kui sul ei ole nende lugupidamine ja ainus viis seda saavutada on siis, kui sa teed tegelikult täpselt seda sama tööd, mis nemad teevad sama hoolega. Ja noh, mul ei olnudki midagi selle vastu, et loomulikult, et mis tähendab siis noh, reaalsuses muidugi seda, et noh, sulle saabub, eks ju, konteineriga kala, värske kala, mis on jää sees, eks ju, et ta ei rikneks, lastakse sulle liini peale. Küll masinad aitavad seda töödelda, aga tegelikult ikkagi masinad ka lõhuvad palju ja hästi palju tuleb teha käsitsi. Ja sellel hetkel siis sul käsitsi siis oled siis selles jäises kalas, tõmbad tal sisikonda välja. Ja seda kõike teha nii võimalikult kiiresti, kui vähegi saad, sellepärast, et kala on kiiresti riknev, pluss sul on lihtsalt tohutu toodang taga. Ja ehk siis nagu vaadata nagu mingeid selliseid nüansse, et kuidagi ise selle kõige juures puhtaks jääks või midagi sellist, see kõik oli ükskõik. Ja samal ajal siis, kuna seal on palju vett, siis noh, ja kalasoolikad on igal pool, on ju. Et siis see vesi muidugi ei voola enam hästi ära, kõik rennid ummistuvad. Mis tähendab seda, et sa oled nagu verise ja kalasoolikate vees poole põlveni. Seal olid üleni kalasoolikaid ja verepritsmeid täis nagu mingisugune õudusfilmi lihunik põhimõtteliselt. Ja seda siis sa teed tööd siis, eks ju, päevast päeva. Et ja see oli kusjuures see oli selline töö, kus ikka tegelikult mitmed suured mehed andsid alla, ei jäänud seda tööd tegema, nad ei suutnud. Tule Ameerikasse, siin on glamuurne. Jah, just täpselt. Ja siis, kui see osa läbi sai, siis see kala tuli pakendada, viia sinna külmikusse, mis noh, sügavkülmad ja mis oli suur sügavkülma ruum. Ja noh, siis tõmbasid endale need Siberi puhvaikad selga ja läksid siis seal toimetama nende kastidega. Nii et kokkupuude juba sükse nagu külmatööstusega, noh praegu võtame paralleeliks lumi kõrvale. Kõik kordub. Ja samal ajal sa olid ka nagu IT-projekti juhi rollis. Ja. Noh, eks kõrgua vahel jäid kõik muud ülesanded küll seisma tegelikult, jah. Aga see on muidugi huvitav, et kui noh, et verine olid see selleks, et liinil, eks ju, inimeste see usaldus võita. Aga ma kujutan ette, et ka nagu IT-projektis projektijuht, kes ei karda käsi veriseks teha, on tõhus. Jah, et kusjuures
ma arvan, et minu tõhusus kusjuures projektijuhina on selles mõttes tuleb sellest, et mind kutsuti seal tootmises väikeseks naatsiks. Sellepärast little nazi, sellepärast, et Ameerikas ju peab olema kõik warm and fuzzy on ju suhtlusstiil ja small talk'i peab palju olema. Aga mina olen eestlane. Ja eriti siis, kui on eks ju sellised stressirikkad või kiired ajad, siis ma muutun väga selliseks konkreetseks, selgeks, lühidaks, eks ju. Ja siis oli, seal tootmises oli ka konkreetselt minu jaoks nii, sina, sinna, nüüd, ja sedasi, eks ju. Aga siis oligi, et mulle tulevad, eks ju, hommikul siis need klassikalised ameeriklased ka sinna tööle küsivad, et hi, how are you? How was you last night? Ja siis minu jaoks juba see, et sa venitad siin oma neid küsimusi praegu, millel mul on täiesti ükskõik vastata, mul on täiesti ükskõik, kuidas sinul läks, mul on praegu kõik hilineb siin tootmises, eks ju. Meil on hooaeg. Meil on hooaeg. Selle peale ma ütlesin, I'm fine, I'm good. You there. Ei, kultuuride vahelised erinevused on lihtsalt nii nuinud. Aga enamasti takkajärgi. Jah, selles hetkes ilmselt. Mitte alati. Ja samal ajal, et see, mida sa õppisid, oli MBA, eks ju, siis sa ju loomulikult teadsid, et aeg on sõna otseses mõttes raha selles olukorras, nii et hoiame nüüd selle small talk'i lühemana, teeme ära. Räägime siis, kui hooaeg maha rahuneb. Jah, kõigiga siis oli sulle raske. Ja siis sa, kuidas see oli, et lõpetasid selle ülikooli seal ära aga Ameerikast päriselt veel jalga ei lasknud? Ei lasknud, et tekkis täiesti suurepärane ainulaadne võimalus tehagi nüüd seda oma unistuste tööd. Et MBA oli mul projektijuhtimise fookusega ja järgmiseks mul tekkis võimalus osaleda siis projekti või töötada projektijuhina siis niinimetatud Obamacare projekti jaoks, mis tehti siis lahenduse jaoks, mis tehti Washington DC-le ja selle ametlik nimetus on DC HealthLink. Et kui seda guugeldada, tuleb isegi veebileht ülesse, kuigi ta paistab niimoodi pealt näha, selle veebiga lehe kaudu on siis DC elanikel ja kongressil võimalik siis liituda siis tervisekindlustusega ja see on üks põhjus, miks see töö oli, see konkreetne projekt oli hästi selline kõrge nähtavusega ja keeruline oli see, et me pidime kongressi oma süsteemist läbi laskma, mille me lõime ja siis mitu tuhat VIP inimest, eks ju. See on ikkagi väga nõudlik kliendibaas. Väga nõudlik kliendibaas, et see pidi valutult minema ja loomulikult ei läinud tegelikult valutad ja siis see tähendab seda, et meil pidid ikkagi väga kõrged siis projekti juhtijad siis käima aru andmas, et miks on asjad nii ja miks on asjad naa. Päris kongressi ees ei ole pidanud aru andmas käima? Mina ei, jumal tähendab, mina ei pidanud, et selleks ma ei olnud nii tähtis. Aga jah, meie projektist käidi küll jah. Et, aga töö oli iseenesest võimas, et meil oli, ma arvan, et ümmarguselt 150 inimest projektis üldse kokku. Tegelikult oli tõelise large scale süsteemi juurutamisega, mis koosnes 4 erinevast väga komplitseeritavast jupist, mis tuli omavahel liidestada. Ja siis kustomiseerida siis väga nagu erinevate siis vajaduste jaoks, sellepärast et ta pidi läbi laskma siis tavalise töötaja ja temale arvutama siis vajalikud, eks ju, numbrid, et pakkuda seda kindlustust, aga samal ajal sinna tulid sisse ma ei tea, 1000 erineva erisusega ka need abivajajad, mida siis Medicare'i alla kuuluvad, kellele siis igasuguseid soodustusi pakuti. Ja võt on, et siin oli need erisuste hulk oli nii suur,
et selle jaoks luua süsteemi, mis seda suudab siis automaatselt protsessida ja korrektselt arvutada siis kõikvõimalikud maksed erinevatele siis osapooltele, sest siin on neid tööandjad, kindlustusvõtjad, eks ju, siis valitsuse asutused, mis pidid kompensatsioone maksma. Et see oli hästi selline keerukas süsteem, mis tuli juurutada ja samas ka kohutavalt põnev. Palju seal umbes neid kasutajaid võis olla? Jään vastuse võlgu. Suurusjärguliseltki, ma ei tea, räägime me sadadest tuhandetest või miljonitest? Ei, las ma mõtlen, ei, miljonitest me kindlasti ei räägi. DC's on, sellel hetkel oli 600 000 elanikku. Okay. Pluss kongress. Nii et tegelikult ametlikult, eks ju, seaduse järgi pidid kõik inimesed olema kindlustusega kaetud, aga reaalsuses puudusid meetmed selle elluviimiseks või kuidagi kontrollimiseks. Ehk siis reaalsuses ma arvan, et äkki võib-olla jälle pooled. Aga ma isegi ütleks, et võib-olla reaalsus pooled on täna sellega kaetud, aga me alustasime ikkagi oluliselt väiksemate gruppidega. Nii et ikkagi selles mõttes, et Eesti vaates täitsa hoomatava suurusega projekt. Mitte midagi nagu megasuurt, sest Eestis ikkagi riiklikud projektid, kus kogu elanikkond on sellega kuidagi sellest puudutatud, need on suuremad selles mõttes. Ja kui sa võtad kasutaja vaate seda, et palju on kasutajaid, selles mõttes ma olen sinuga nõus. Aga see projekti kompleksus seal taga, et just nimelt nagu nende erinevate soodustusest tulenevalt ja erinevad nii-öelda siis valitsusasutust, kellel on oma nõuded ja meil on 4 valitsusasutust, keda me selle tootega teenindasime. Et siis see kompleksus oli, ma ütleks, et ikkagi tõenäoliselt Eestis on samasuguseid asju, aga ta ikkagi oli väga-väga kõrge. Et mida ma ei tea, et kui palju on võimalik paralleele tuua. Meenub, kuidas kunagi üks endine kolleeg, kes toona SKAIS2 projektis oli hädas sellega, et pensioniliike on nii palju erinevaid. Ja pikalt oli see, et ei saa, et kõik on ikkagi erinevad ja siis lõpuks, kui selg oli väga vastu seina, siis lõpuks selgus, et tegelikult on 7, aga siis on erisused, mingid parameetrid, mis muutuvad. Siuke lihtsustus käis järsku üle. Okay. Aga see on ka tegelikult võit, et sinna arusaamine jõuti, et nagu kuudos selle inimesele, kes lõpuks suutis selle niimoodi ära taandada. Aga see tuli nagu väga valulikult. Ja siis ühesõnaga, mis seal siis võib-olla kõige rohkem siit võiks veel välja tuua on ka see, et kuidas te tegite selle nagu launchi või seda nagu peaproovi nii-öelda või dress rehearsalit? Ja see üks asi, mida ma seal õppisin, on ikkagi see, et igasuguste reliiside ja demode eel tuleb korralikult teha dress rehearsal, nagu me seda kutsusime, et me tegime seda kuni selle tasemeni, just eriti kui on stakeholder presentation, me tegime kuni selle tasemeni läbi, et meil olid nagu mängu stakeholderid ja me tõesti tulime kokku sinna ruumi, kõik, kes pidid olema, kõik võtsid just selle koha peal istet, kus vaja istuda oli ja siis me tõesti nagu mängisime nagu detailideni läbi, mis oli väga kasulik, selles mõttes me avastasime niimoodi ikkagi hunnik igasuguseid roadblockereid nii-öelda, mis oli vaja mitigeerida ja või siis mis lõppes tihti ka sellega, et meil oli osaliselt siis vaja ikkagi videoviisil see demo läbi viia, et mitte kõik ei saanud laivis teha, eks ju. Eelsalvestamine on alati ohutum kui laivis demomine. Ja. Siis käisid sellest kõigest läbi ka märksõnad Scrum ja Kanban ja? Jah, et meil oli 150 inimest loomulikult erinevatesse alatiimidesse jaotatud ja siis ühe siis süsteemi osa arendustiim, kes minu nii-öelda, kellega meie liidestasime, minu tiim liidestas, nemad tegid puhast Scrumi, mida projekti juhtimises on harva
puhas üks mingisugune stiil, enamasti leitakse mingisugune adaptsioon, eks ju, mis sobib projektile inimestele. Aga seal ma nägin tõesti sellist puhta Scrumi rakendamist, et see oli hästi huvitav kõrvalt vaadata. Meie enda oma ei teinud, see tiim seda ei teinud, meil oli siis selline kanbanilikum lähenemine, mis oli ka tegelikult väga edukas. Et eriti edu muidugi tundus võimas peale seda, kui me olime siis selle PMO tiimiga, mille osa ma olin, välja lükanud esimese siis hankija Infosyssi, mis on kuulus suur India firma, mis tuli seda, võitis hanke ja tuli seda projekti juurutama, aga täielikult läbi kukkus. 100 miljonite eest vastu taevast. Ja siis te tegite ikkagi selle mingi väiksema tiimiga lõpuks ära. Ja me tulime siis tunduvalt väiksema tiimiga, tunduvalt väiksema rahaga me tulime ja tegime selle projekti ära. Et selline klassikaline, ma ütleks, riigi rahade kulutamine käis. Jah. Eks neid näiteid on Eestist ka, kus tehakse hange ja siis kahjuks neid tuleb veel ja veel ja veel. Jah, aga kahjuks tuleb ja minu jaoks on see väga valus ikkagi vaadata, et see maksumaksja raha selline kulutamine ikkagi saab teistmoodi algusest peale, tegelikult saab teistmoodi algusest peale. Aga see on süsteemi nagu muidugi osaliselt sisse kirjutatud sellised asjad, sest et kui sul on hanke, mida peab võitma kõige odavam pakkuja, siis sa ei saa kõige odavam raha eest kõige paremat kvaliteeti. Ja siin muidugi Eestis ma olen kuulnud vaidlemist, et ei pea kõige odavam võitma, et peab majanduslikult kõige mõistlikum võitma. Aga siis sa pead hindamismõõdikud panema paika sellised, et sa leiad selle õige üles, et lihtsalt keegi dumpinguga ei võida seda ära. Aga see selleks. Kui see kõik tehtud oli, tulid sa korraks Eestisse tagasi? Jah, ma tulin korraks Eestisse. Või õigemini sul vist plaan ei olnud tulla korraks, vaid... Et ma tulin Eestisse tagasi, et kodu kutsus ikka kogu aeg, et ma olin selleks hetkeks olnud Ameerikas võib-olla peaaegu 10 aastat, ma arvan, jah. Ja siis samal ajal siis otsustasin, et Eestis elades ma teenin siis oma sissetuleku tollel hetkel väga populaarsel viisil ehk Amazon resellerina, Amazon äritehes. Ja mina müüsin sellist luksuskohvi, mis oli Galapagoselt. Ja tõesti, ma ei ole isegi kohvijooja tegelikult ise. Aga võt seda kohvi ma jõin. See tõesti oli, on erakordselt hea maitsega, sest see uba on kasvatatud hästi ühtlases kliimas ja seal on võimalik, kuna seda erakordset ökosüsteemi Galapagosel on vaja säilitada, siis see on kasvatatud ka väga öko viisil. Ja nii maitsekas, nii pehme, siidine, tõeliselt mõnus kohvi, mis ei pruugi muidugi ilmtingimata selline Eesti põhjamaise tökati tarbijale sobida. Eks igas riigis on oma kohvi maitse. Ma ise ka kohvijooja ei ole, aga just hiljuti nägin, keegi oli Facebookis jaganud mingisugust artiklit, kuidas Pärnus keegi oli müünud Austriast ostetud kohvi ja siis oli tundunud nii harjumatu, et keegi kirjutas artikli, et seal müüakse hallitavat kohvi. Lihtsalt tal oli siuke väike kõrvalmaitse, aga tehti ekspertiise ja niimoodi kõik on korras. Aga ühesõnaga. Ja siis soomlastel on täiesti veel oma ette kohvimaitse, mis ei sobi kõigile ja ühesõnaga. Aga sellega siis ei läinud ikkagi nii hästi käima, jah? Ei läinud, et kõik raha, mis ma sain, pidin tagasi investeerima. Ja tegelikult võib-olla sellele firmal ikkagi oleks olnud potentsiaali, aga häda oli selles, et ma toimetasin üksi, et sellises infosulus. Või et mis teised teevad ja kuidas neil läheb, et ma kuidagi leidsin selle community siin Eestis tuli välja, nagu avastasin mingi hetk, et ongi nagu täiesti mingi super ägedad tegijad ja suur community. Aga ma leidsin ta liiga hilja, et mul olid selleks ajaks juba, mul ei olnud enam ressurssi, et jätkata. Aga teine asi, mis ma siis selle käigus õppisin, et ma ikkagi ei ole selline
ise omaette toimetaja kohe mitte kuidagi, et ma lendan kõige paremini siis, kui mul on kihvt tiim ja sünergia koos tegemisest. Inimesed ümber, kes innustavad tegema veel paremini ja. Keelt õppida ja just nimelt, et keelt õppida, kes inspireerivad. Ja noh, siis loodetavasti siis vahel ka ise kellelegi inspiratsiooniks olla. Ja läksid tagasi Ameerikasse? Erinevate asjaolude tõttu pidin ma naasema sinna natukeseks, mis sattus täpselt COVID-i aega. Ja siis ei olnud enam lihtne seal töökohta saada. Et seal läks nagu päris kaua aega, enne kui ma uuesti jalad alla sain ja siis mul juhtuski nii, et ma olin 3 erinevas projektis korraga. Et üks asi, mis ma tegin, siis oli see sama õnnetu veebileht, mida ma kõige alguses mainisin, mis täiesti tuksi läks tänu sellele, et ma sattusin hindu kompanii otsa. Ja siis lisaks sellele ma tegin, jooksutasin ühte startupi, mis siis müüs poliitilise sisuga mis ma ütleks siis chatskis või sellist reklaamkaupa, eelkõige t-shirte ja tema turunišš oli selles, et nad lihtsalt kogu aeg jälgisime uudiseid, vaatasime, mis on just parajasti trending ja siis sellest tulenevalt tegime mingisuguse siis naljaka või ägeda t-shirti kujunduse ja panime tootmisesse. Ja siis, aga võib-olla kõige põnevam oli see, et ma siis ka olin lisaks DC linna volikogu kandidaadi poliitilise kampaania koordinaator. Et kui sa DC-s oled, siis varem või hiljem see poliitika lihtsalt haarab sinu endasse. Et eks mu sõber ütleb DC kohta, et it's the belly of the beast. Ja see belly võttis minuga sisse. Ega sellega on see, et kui sa COVID-i aeg ka on ju, et kui sa nende inimestega piisavalt lähestikku oled, siis sa ühel hetkel selle nakkuse saad neilt, et see on äratamatus. Ja samamoodi ju sellel on nagu need kõrvalnähud, eks ju, ja paranemine väga pikaajaline. Tüsistused võivad jääda pikaks. Aga see poliitiline kampaania oli tore tegelikult, et siuke täiesti ehe amerikaana kogemus, et sain paraadidel osaleda ja ise nagu paraadi sees olla oma kandidaadiga ja siis plakatitega ringi joosta neid igale poole jagada ja valijatega kohtuda ja reklaamida siis kandidaati ja koostada neid sponsor või meil olid need sponsoritega kohtumised ehk siis ongi see, et keegi võõrustab enda juures kodus kandidaadiga kohtumist ja siis hoolitseb selle eest, et inimesed tulevad, siis kandidaat räägib, miks tema on kõige parem ja siis kõik, kes kokku on tulnud, siis nemad loodetavasti annetavad siis kandidaadi kampaania jaoks, et siis ka ütleme fundraising, siuke lihtne fundraising. Mul kuidagi kangastub Ameerika siukse poliitilise kampaaniaga kohe mingisugune ukselt uksele käimine. Jaa, see oli ka osa sellest. Aga õnneks see oli osa, mida mina ei pidanud tegema. Okei, aga et kuidas seda COVID-i ajal? See oligi hästi raske ja sul on õigus, et see oligi hästi raske sellel hetkel, et tegelikult me saime seda teha väiksemas hulgas, kui seda muidu tehakse. Ning ma oligi, et sa pidid maskidega käima, seal kõigil oli tagasilöögid selles mõttes, et tegelikult üldse valimisosalus tervikuna oligi nõrk, sest keegi tegelikult ei suutnud nii-öelda kõnetada piisavalt. Aga teine osa sellest oli see, et mina ei saanud selle kampaania tegemise ajal küll mitte COVID-it, aga mina sain endale sellise imeliku asja nagu kopsuglamüüdia, mida ma ei teadnudki, et üldse olemas on enne. Päris vastik on, mul oli siin ka mingi aeg tagasi, et tükk aega vindus. Sellega, kõige olulisem küsimus, kas see kandidaat võitis? Ei võitnud. Väga kahju, ei võitnud. Nii, Ameerikas said
asjad tehtud, tulid jälle koju tagasi. Jah. Ja tulin Ja siis- koju ja siis mõtlesin, et noh, et finantsiliselt oleks väga mõnus, kui võiks töötada ühe Ameerika firma jaoks, aga elada Eestis, et palgavahe nagu räägib minu kasuks. Hakkasingi siis sellist kaugtööd otsima. Noh, siis muidugi vaatasin, et ega tegelikult kuigi kaugtöö on järjest populaarsemaks muutuv, siis Ameerikas ikkagi ütleks kohe, et 90% selliseid töökohti ikkagi lõpuks näeb ette, et sa peavad olema Ameerika riigis selle tööd tehes. Ehk siis nende töökohtade hulk, mis siis alles jäi, oli päris väike. Et nagu väga ruttu seda uut töökohta ei tulnud, samas ega mul tundnud ka väga kiiret. Aga siis huvi pärast vaatasin ka, mis Eestis toimub. Ja siis nägin seda Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse töökohta, mis asus siis Deltas, mis sellel hetkel oli uus ja huvitav hoone, mida niikuinii oleks tahtnud lähemalt näha. Ja mainisin kuidagi, et vaat siuke huvitav asi on, et vaata seal hoones, rääkisin mehele, sest mehega kogu aeg mõtlesime, et mis siin on. Ja siis, aga mees ütles, et kuule, et aga mine intervjuule, et intervjuud peab ka treenima. Ja lihtsalt mine selle treenimise pärast ja saad Deltat näha ja lihtsalt saad teada, mis tehakse. Noh, ja nii tegingi. Ja ma tulin sealt intervjuult tagasi, ütlesin mehele, et tead, mul on täitsa ükskõik, mis nad mulle maksavad, ma tahan seda tööd saada. Ja siin ma nüüd olen. Järelikult nii pidi minema. Järelikult jah. Räägime hirmudest. Mida sa oma karjääri jooksul oled, milliste hirmudega sa oled pidanud rinda pistma? No noorena ikka oli neid tohutult palju, et iseendal olid kõigepealt ootused hästi suured, kogu aeg võrdlesin ennast teistega, kuigi ei arvestanud sellega, et noh, nende keskkond või lävepakk oli hoopis teine kui minu oma. Ja siis ei tundnud, et ma olen küllalt hea ja siis ei olnud ma küllalt hea oma töökohas ja samas ja võib-olla tänu sellele andsin liiga kiiresti alla. Ehk siis mõned karjäärikaanekud võib-olla ei olekski vajalikud olnud, oleks pidanud lihtsalt lahkem ise enda vastu olema ja andma endale rohkem aega areneda. Noh, eks alguses oli ka selline hirmus hirm lolliks jääda või loll näida. Ja siis noh, hiljem olen aru saanud, et tegelikult jah, ei ole ju kuidagi lollim või kuidagi rumalam kui teised, et tegelikult peaks julgemalt väljendama, kui ei tea, aru ei saa ja lõpuks on see kasulik nii mulle kui teistele. Absoluutselt ja tegelikult väga palju on ju neid olukordi, kus kõik teevad näo, et nad saavad aru. Tegelikult ei saa keegi aru ja kui keegi ei küsi ka, siis noh, lõpuks ongi see, et räägitakse üksteisest mööda ja tehakse valesid asju. Ja see on asi, mida ma õppisin, sai minul selgeks just samas Obamacare projektis, et see oli nii keeruline projekt, et tegelikult tervikpilti omasid ainult paar üksikut inimest. Enamusi inimesi ei saanud hästi paljudest asjadest aru ja siis teine asi, see hindukultuur veel sinna juurde. Et meil oli ikkagi ka selles projektis, kui me isegi kui me võtsime üle siis Infosüsilt selle arenduse juurutuse, et siis meil oli ikka palju hindusid projektis. Ja nende töökultuuris on ikkagi see, et nad tahavad oma ülevust nagu ülemuse heaks kiita või ei taha teda nii-öelda ärritada või tahavad pleasing. Ja siis on see, et ükskõik mis on küsin, kõik on alati hästi. Ja kõik on arusaadav, kõik on selge. Ja noh, siis lihtsalt tegemise käigus selgub, et hoopis tõde on midagi muud. See tundub mulle, et see on tegelikult, see sama sümptom on üldse siuke hierarhiliste struktuuride puhul väga tugevalt sees. Et ongi, et kui sul ülespoole sa ei taha öelda, et sa hakkama ei saa, sest et siis sa saad kohe pikki pead selle eest, et siis sa parem üritad kuni sinnamaani välja. Et kuni selleni, et ühes mingisuguses projektis, SAP-iga seotud minu meelest, oli olukord, kus mingi alamprojekti juht andis igal staatuskoosolekul näitas, et tema osa on roheline,
kuna tähtaeg ei olnud veel käes. Vaat see on küll päris huvitav. Nii kui tähtaeg mööda sai, nii oli see osa punases järsku. Huvitav. Et noh, see oligi nagu see mingisugune sihuke põhjendamatu optimism, et aga kuna tähtaeg ei ole veel käes, siis äkki me veel jõuame ära päästa, mis siis, et kõigi näitajate järgi tegelikult ei oleks juba ammu oli näha. Päris valus tegelikult. Punases, aga ülespoole ei paistnud välja kuni lõpuks on juba plahvatas. Et see on jah. Siis kuidas esinemisnärviga on? Jaa, ongi, et kui ma ütleks, et ma tänaseks enam palju asju enam ei karda või et sellised hirmud aeg on möödas, aga siis selline kerge ebakindlus tuleb siis, kui on vaja avalikult esineda. Ja kuigi, kui ma saan korralikult ette valmistada ja mida ma teen täiesti niimoodi, et ma peegli ees harjutan läbi ja vaatan, et ma aega jääks ja nii kaua teen, kuni ma olen tulemusega rahul, siis ma tegelikult esinen ka normaalselt, mitte staar esineja, aga lihtsalt ma teen normaalset asja ära. Aga nagu mul seda ettevalmistuse aega ei ole, siis ma tegelikult ikkagi olen ebakindel ja ei tee hästi. Ja siis kõige selle tõttu on ikkagi niimoodi, et kui on minu praeguses töös tegelikult meie tiimil tuleb päris palju igasuguseid ettekandeid teha. Et siis, ja meil on väga ägedaid inimesi, kes seda hästi teevad. Et siis ma ikka alati vaatan ringi, et kas äkki keegi teine teeks. Ja siis kui juhtub nii, et mina pean ikkagi tegema, siis ma lähen, aga ma ei ole käsi püsti. Aga ma märtsis saab minust ametlikult Tartu Kõneklubi liige, et mul on plaanis see asi ka ära parandada. Et võtame selle hirmu ja läheme otse peale. Ja, otse peale. Väga äge. Sa mainisid, et harjutad peegli ees, aga miks mitte mingisuguse väikse tuttava grupi ees? Või nüüd sa tabasid veel eriti Hella kohta. Kõige hullem on esineda inimestele, keda ma tean. Võõra audientsiga ei ole mul peaaegu üldse mingit hirmu. Aga nagu ma pean esinema oma inimestele kuidagi, oma tiimile, oma ülemusele, isegi oma mehele, see on nii kohutav. Jah, mul on siiani koolipõlvest trauma, kui pidi esinema oma klassile. Väga saan aru. Kuidas sa, nüüd kus me oleme pinge üles kruvinud, kuidas sa lõdvestud? Mul on saksa lambakoer ja kes vajab palju siis aktiivsust ja tähelepanu, ehk siis ma veedan hästi palju igapäevaselt õues, olenemata ilmast, metsas, põldudel ja tegelikult see on tohutu meeltelõõgastuja. Ja lisaks ma treenin teda, ta käib mul varukas, kuulekustrennis, isegi metsaotsingut, et inimesi metsast leida oleme teinud. Et selles mõttes sellised väikesed ka tegevused, mis täiesti nagu tõmbavad tähelepanu kõrvale kõigest muust, mis peas toimub. No sa pead olema ju täiesti, eks ju, keha ja meelega seal kohas, et sa ei saa koera treenida mõeldes muid mõtteid samal ajal. Sest, ja koer teab seda. Koer saab väga hästi aru. Ta saab kohe aru, kui sa oled hajevil. Ja, kohe. Ja kasutab ära seda. Jah, koerad on toredad. Räägime, mida kasulikku sa eelmistest rollidest oma, ütleme siis praegusesse oled kaasa võtnud? Neid on palju asju. Üks selliseid asju, mille järgi ma lähen, on see, et better be sorry than ask for permission. See on projekti juhtimises. Teeme ära, pärast klatime. Pärast klatime. Sest projektijuhina, hea projektijuht tegelikult teab kõige paremini, mis projekti õnnestumiseks vaja on. Ja ei ole vaja tegelikult iga asja stakeholderitega läbirääkimis käia. Võib-olla stakeholderitele see ei meeldi see jutt, aga tegelikult, loomulikult on siin mingid piirid, aga tegelikult tihti ikkagi on vaja lihtsalt, tähtis on otsused ära teha ja kiiresti. Ja mina olen kiire otsustaja. Mis ei ole alati tugevus, on olukordi, kus ei ole. Aga ja kõige oluline, et tuleb vastutus ka selle juures võtta ja ma võtan selle vastutuse. Et see on üks asi. Siis millest me nagu ka rääkisime, et rumalaid küsimusi pole olemas. Et
ma ise juhindun sellest, ma küsin küsimusi ja ma alati räägin oma tiimile, et rumalaid küsimusi ei ole olemas. Et see on üks asi. Ja siis ikkagi ma ei saa öelda, et võib-olla ma olen alati selles kõige parem, mis on see nii-öelda kastist välja mõtlemine. Aga kui keegi mulle esitab plaani, mis on kastist välja ja ma taban selle ära, siis ma alati nagu võtan ja istun maha ja süvenen sellesse. Sest meil oli selline väljendus seal Obama Kerry projektis, et let's cowboy it. Ja me tegime mõned sellised cowboylikud liigutused ja need tasusid ennast ära. Ehk siis selline cowboylikult natuke teistmoodi tegemine tegelikult tasub ära ja ma olen valmis seda kaaluma ja tegema. Ma võib-olla ei taba seda viisi iga kord ise ära, aga kui keegi selle esitab, siis ma tegelikult olen paadis. Julge peale hakkamine on pool võitu. Jah. Ma ei ole seda küll selle nurga alt kunagi niimoodi mõelnud, aga näed, et just, et tee julgeid asju. Yeah. Mitte lihtsalt see, et hakka peale. Aga turundusest midagi, mida sa siiamaani kasutad? Jah, eks seda tuleb nagu kogu aeg teha. Et tänaseks tuleb sotsiaalmeedial, ma ei saaks öelda, et ma teeks palju sotsiaalmeedia postitusi ise, aga vähemalt ma tean, mis võiksid olla sellisel nagu organisatsioonil või grupil nagu meil sotsiaalmeedia eesmärgid. Et selles mõttes ma tean vähemalt turunduse poole pealt, et kuidas see aitab ja mida võiks teha selleks, et oma nähtavust tõsta. Ja ma ei saa öelda, et ma suudan neid alati ellu viia, sest et lõpuks minu fookus endal peab olema mujal, aga vähemalt ma saan nõustada või konsulteerida inimesi sel teemal küll, jah. Nii et laulusõnad kehtivad, lõppude lõpuks on kõik üks ainus enese müümine. Ja. Või turundamine. Tegelikult on jah, isegi ja täpselt, et ka isegi ju projekti juhtimise stakeholderi suhtlus on tegelikult paras marketing, eks ju. Ja, siis kui sul oleks ajamasin, millega sa saaksid oma karjääri piires liikuda, kuhu punkti sa tagasi läheksid ja mis nõu sa endale annaksid? Tead, mul ei ole ühtegi punkti, kus ei oleks vaja endale nõu anda. Et tegelikult ju võiks peatada igal pool. Võib-olla, lihtsalt see on küll üldiselt, et palju on tulnud sellise suure sisemise põlemisega, sellise nagu soorituspingega, hästi suur soorituspingega. Ma mainisin ka, et ise endale on ootused ka hästi kõrged olnud, et üleüldiselt lihtsalt võib-olla olla kannatlikum ja lahkem ise enda suhtes. Et eriti just noored inimesed, eks ju, et kui nad alustavad oma karjääriteed, et loomulikult ei saagi ju kohe olla äge ja kõige parem kõiges. Et ja kui siis mõned on. Huvitav, aga kas siin on äkki mingisugune sihuke, et kust see tuleb, et koolis on nagu lihtne olla kõige parem või on võimalik olla klassi parim, aga siis kui sa kooli ära lõpetad, oled järsku nii-öelda päris maailmas ja et need, kellega sa konkureerid, on täiesti teisel tasemel, nad on võib-olla aastakümneid seda asja teinud. Kuidas sa siis saad olla parimatest parim järsku? Et see ongi võib-olla see, et sul kukub nagu see taustsüsteem ära või muutub kardinaalselt ja siis ongi šokk. Sa sõnastasid selle väga hästi minu meelest, ma isegi võib-olla ei olegi nii selgelt seda endale teadvustanud, aga täpselt nii ta vast minuga oli ka, et ma olin koolis, kas just kõige parem, aga ma olin väga hea. Ja ma olin paljude õpetajate lemmik ja tegin paljusid asju ikkagi kõige paremini ja toodi esile mind ja siis äkki, eks ju, astud karjäärimaailma ja see on täis inimesi, kes on väga andekad tegijad, ägedad ja üldse enam ei ole parim, eks ju. Ja see teadmine nagu oli, see tekitas selle tunde, et ikkagi, et midagi on väga valesti minuga nüüd, eks ju. Reaalsus on see, et sa ei peagi olema parim. Sa
võid olla ka piisavalt hea ja ikkagi olla parem kui nii mõnigi teine on ju. jah, sest et tegelikult ju nüüd hakkab restart on ju, Jah. et nüüd hakkame jälle otsast peale teistmoodi õppima ja alles saama parimateks, eks ju, aga seda nagu teadmist mul ei olnud noorena. Siis kui see oleks meil praegu tööintervjuu, noh küsimused juba sinna poole nagu viivad on ju, aga et kui me võtaksime su tööle, mis riskidega me arvestama peaksime? Ma natukene mainisin ka seda, et ma olen kiire otsustaja ja see ei ole alati kõige parem. Ja ma olen selline väga iseseisev, isetoimetaja. Et kui mulle üldplaanid ei ole väga selged, ma olen neist valesti aru saanud, siis ma võin selle ise otsustamise või ise toimetamisega võib-olla vales suunas minna. Et selles mõttes võib-olla peab nagu sellist üldist strateegiat vahepeal minuga check-in'i tegema, et kas me oleme ühel lähel. Aga noh, ma ei saa öelda, et seda väga hullult oleks nagu juhtunud, aga lihtsalt, et see midagi, mida ma ise olen mõelnud, et kus ma seda tajusin kõige selgemalt, et ei ole alati kõige parem kiiresti otsustada, oli siis, kui oli selles Lock Shields küberkaitse harjutusel. Et seal ma olen, mis on siis 4 aastat võib-olla juhtinud reporting and communications tiimi. Ja mulle tekkis sinna väga tubli tugi, kes siis eelmine aasta tegelikult võttis selle juhtimise üle ja mina olin tema tugi. Ja tema on selline hästi tasukaalukas ja kaua aega analüüsiv ja järelemõtlev. Et noh, ütleme kriisi olukorras, mida see Lock Shields simuleerib, on ju, et siis kiired otsustused on head. Aga ma sain aru, et ma tegelikult ikkagi pean kuulama teda ka. Et ja laskma tal vahepeal ikkagi mõne hetke siis nüüd analüüsida ja mõelda. Et sest et lõpuks selle tulemusena tuleb parem otsus. Et võib-olla selline nüanss. Võta kas või 5 minutit on ju. Ja, ära kohe ja. Puusalt tulist. Mis on sinu unistuste töö? Tead, ma teengi seda praegu. See kõlas, kui sa kirjeldasid seda tööintervjuu järgset meeleseisundit, siis noh, kõlas seda moodi, et siiamaani. Jaa, sest see on tegelikult see missiooniga töö. Et nii võib-olla esimene pilgul kui veidralt see kõlagi, et superarvutid, nende kasutamine Euroopas ja Eestis ja selle kasutajate hulga tõstmine on hästi-hästi oluline. Sest nii Euroopa, Hiina kui Ameerika peavad tegelikult praegu võidujooksu selles vallas. Ja Euroopa on nüüd lõpuks hakanud ennast liigutama. Ja noh, selleks, et me perifeeriaks ei jää, on hästi oluline. Et me tõesti tõsiselt nagu tooksime oma teadlased, ettevõtjad, avaliku sektori, siis mitte ainult neid masinaid kasutama, aga mõtlema nagu selles üldse nagu maailmas, eks ju, et äppide tootmine on tore, aga noh, tegelikult see ei ole enam see, mis edasi viib, et nüüd on nagu tõesti deep tech, eks ju, on oluline, et suuri asju tuleb tegema hakata. Et ma väga loodan, et mingi vingi innovatsioon, mis muudab maailma, tuleb Euroopast ja miks mitte Eestist. Aga lapsepõlveunistus? Kas tööalane või? Tööalane. Ma tahtsin kiirabi autojuhiks saada. Mul on mõlemad vanemad meedikud ja siis mulle tundus, et kiirabi autojuhi töö on ikka nii äss. Aga palju see siis erineb sellest, mida sa täna teed? Et okei, noh, sa ei juhi füüsiliselt autot, aga sa juhid tiimi, kes aitab inimesi. Okei, ma võtan selle. Ja lõpetuseks, kui kuulaja peaks nüüd sinu loost ühe asja endaga kaasa võtma, siis mis see oleks? Ma arvan, et paljud tegijad inimesed kogevad seda sama, et ootused on ise endale hästi kõrged ja siis tuleb sellise suure sisemise põlemisega see karjääri edu. Et ma ütleks, et olgem enda vastu lahked, et kannatust ise endaga. Väga hea soov. Aitäh!
aitäh kuulaja ja järgmised karjäärikänakud mõnel järgmisel neljapäeval. aitäh! Karjääri käänakud.